Nii, tere hommikust sulle. Päris pikka aega ei ole ma siit metsast videosid teinud, kuna mul on olnud siin väikseid elumuutusi. Aga täna ma tundsin, et ma pean seda tegema. Nii, koera keerutus tuleb meil siia vahepeale. No lihtsalt ilm on nii imeline on. Et soovitan sul minna välja jalutama, kõndima, loodust nautima, kuulata, kuidas linnud laulavad. Nii, vot. Ja millest ma siis täna rääkida tahan? Mina ikka ju räägin süsteemist ja ma räägin ikkagi sellest, kui me oleme oma süsteemi kuidagi kokku pakkinud mingil põhjusel, mingi emotsiooniga, mingisuguse tundega, mingisuguse traumaga, mida me oleme kogenud. Ja kui see meie kehas on see kokku pakitud, siis sellel on mälu. Meil on kehamälu ja see lause, et keha mäletab alati, see on tõsi. Ja see reaktsioon, mis siis üles tuleb, meile täiesti võib-olla arusaamatul hetkel, arusaamatus olukorras, siis see näitab tegelikult seda, et midagi me oleme kogenud. Me oleme midagi kogenud sellist, mis on jätnud jälje. Ja kui see nüüd hakkab sul korduvalt nagu endast märku andma, siis midagi ei ole teha, siis on vaja sellega ka tegeleda. Nii et ma olen viimasel ajal nii põnevaid töid teinud, mul on nagu nii hea meel, suur tänu nendele klientidele, kes on tulnud, kes on valmis oma süsteemi uurima ja iseennast läbi uurima selle. Ja neid alateadlikke mustreid, siis mida me oleme avastanud, neid alateadlikke käitumusi, reaktsioone ja just, mida ma siis ütlen, nagu meie süsteemis julgumist ehk energia kokkupanekut. Ja me teeme seda vastavalt sellele, kui me tunneme ennast ebamugavalt. Ja kõik need olukorrad, mis ma lapsena olen tundnud ennast halvasti, ebamugavalt, kuhu mind on pressitud, kuhu mind on saadetud, mida mulle on tehtud, siis need reaktsioonid on meie kehas. Ja neid on siiski hea vabastada, nendele jälile saada, neid tundma õppida, läbi selle me õpime iseennast ka tundma. Ja siis leida need viisid, kuidas ikkagi sellest oma keha reaktsioonist aru saada. Et see mõistmine iseenda suhtes lihtsalt on nii oluline, mitte midagi ei ole teha. Me tahame ennast, tihtipeale me saboteerime, me räägime ennast ära. Ei ole midagi, küll see läheb üle. On teatud asju, mis lihtsalt ei lähe üle. Ja me peame sinna vaatama. Ja mõnikord ei ole see väga mugav. Ja sellepärast inimene on väga palju vana harjumuste ja oma süsteemide, mis ta on loonud, harjumuslikud käitumised, selle jälgimise ori. Ta korduvalt ja korduvalt läheb sinna vanasse tagasi. Ja kui ma saan teadlikuks, siis ma saan luua muutust. Ma saan teadlikuks, siis ma saan teha mingid sammud. See on ainuke viis, kuidas mingitest kohtadest välja tulla. Väga palju erinevaid praktikaid on, aga mina ikkagi ütlen seda, et on teatud asju, mis tuleb nähtavale tuua ja seda paremini sa ennast ikkagi mõistad. Nii et mõnusat enda uurimist ja ikka juhendust sinu endani. Mõnusat teed!